pakett või tuleb ühekordne klaas? Tavaline, täpselt samasugune akent. Nii, samasuguse prossi pulgastikuga ja nii jah, tuleb? täpselt nii nagu. Selge. Ja nii, ja aknad selge ja on hingedel ja käivad lahti? Jah, kuna lengid on ja riidad on korras. Ei näe mingit põhjust. Selge. Krohvi parandused siit ja sealt on selle sama järjest, ega muud ei ole, kui joonist. Nii, mis lahedest saab? Nii, lahed on siin puitlahed, läbivajumisi ei ole. Vineermaha, kas on võimalik taastada see puit? Siin oli vist jutt, et kõik lahed on peaks nagu krohvi all olema, nagu muinsuskaitse nõudes. Need Poola tüüpi laed hoopis. See tähendab, et laudis lüüakse, servatud laudisse lüüakse arvalt ja teine laud kaotakse peale, hööbeldud lauad. Ma seda viimast, ma ei ole näinud. Nii, on selle ruumi juhtes veel küsimusi. Kui me ühtemoodi, see sein läheb maha, lagi läheb siis selle laudi kaena, seinte krohv taastada ja lähevad siis juba seina värvi alla, lagi juba siis vastavalt värvitoonid antakse hiljem. Mis sellest uksaugust saab? Siin tuleb uus uks või jääb? See peab jääma, mis sellest uus. See joonis on teiselt poolt see lasteaugust ei suutada. Aga noh, see lengid ja need asjad. Need lähevad kõik maha, seal ju kõik maha. Või vahepeal hiljem tehma. See on nüüd kuulda, aga ta saab sama mõõt olema. See joonis on alla. Uksed siia tuleb. Oi. On meil mõni vana uks säilib ka siin ei ole. Siin puitpaneelid üldse siin või? Need on sama tugeva lubisekuga saab taastada seda ja kõik siin on niisugused probleemid, kui me neid ei ole uurimisi toimunud. No selles nii väikses ruumis vastu ei ole midagi. Jah. Vabandage, kas see seinad peaks lubivärvi alla minema? Jah, väga võimalik, et aga lubivärviga meil ei, selle aja sees me ei suuda seda teha. Kuidas ehitajad arvavad, on teil? Olete selleks valmis? Nojah, nii, tähendab, küsimus on selles, et kelle poolt see ettepanek on, et miks pärast te soovitate, et näiteks lubivärvi kasutada? Siis on ta nagu originaali järgi vanasti kasutada ainult lubivärviga, see on nagu ka muitsuskaitse all kõik. Jah, aga siin... Lubikrohv ja seal teises toas vanad freskod kõik nagu näha. Viimistluses kasutada pesta desimulsioon värve on siin. Koos kaotada juba. Kui ta jääb selle lubjale peale, et see on koos kaotada? Ei, no ega ta tuleb, see lubjakihid tuleb maha võtta, ega me seda ei tea, mis tuleb, aga... ruumis on vanad freskod. Ei, no see on järgmine ruum, see on alles. Jah, see räägib ühest ruumist või? Aga siin on oma test. Ei, jätkame siis selle sama nii-öelda selles suhtes, nii nagu see nõue on, siis me ei hakka praegu muutma siis seda. Nii uks läheb koos kastiga uus ilmselt. Jah. Mõõdmised on samad. Jah. Siin on vanad joonised all, aga need on nii halvasti säilinud, et neid ei saa säilitada lihtsalt. Kas uste eeskuju on siit kuskilt ka vaadata, missugune sellele majale ette võtta, tähendab ära? Need laud, ei, uks on selge, laud, ilung ja kõik, aga küsimus on, et tema paigutus, jah, et me saaksime vaadata, kas võtab aluse analoogiale. Ma võin pärast näidata. Tüüpsed tahvel uksed on kirjas. Üldiselt see... Tüüpne tahveluks on ka Ameerikast tuuakse meile siia, need on tüüpsed, aga missugused on tähendab konkreetselt? Seda ei saa muidugi, et seal on kaks erinevat kõrgust, et need me peame ikka ühes ruumis ühe kõrgel. Aga ilmselt kuna siin on mada, siis kui see uksepokk ikka uus tuleb, siis tuleb kõrgem. No 2 meetrit. Seda ei saa teha, aga seda võib muuta. 2 meetrit. Siin palun joonist. Siin ta on meetri 90. No aga jah, kui me ka isemalt seda ruumi võtta natukene kurioosne, eks ta uks ei riku veel muud ära, aga jah. Jah, ega siin ta on. Kui siin on seinamaalingud ja värgid, siis... Seinamaalinguga on probleem. Kas ta annab teha? Mis on ja me hakkame lisalõhkumisi midagi tegema. See, kas ta on üks madalaks, antud juhul ei ole meil korteriga tegemist ja selle juurde lammutame võimalikult vähe. Jah, see on õige.
nii, kas on selle ruumi suhtes veel midagi? nii, elektri koha pealt on ka midagi selget selle ruumi koha? Elektri täpsustab. ma kuulan praegu jutt ära, siis pärast täpsustame elektri eri osas, paneme põhilised asjad paika. Põranda viimistus jäi lõpp-laariks või ka? Mitu kelge läks maha. Ja juba sealt taastamine. Kärtfeli. See on kärtfeli. Jah, seal oli küll. Paistab, et on. Mõlemad säilitud, mis on lahkajad. Teise kohta, siin pole mitte midagi järgi. Me ei tea mitte midagi, mis hoidab, me ei ole veel ühtegi joonistanud. Praegu, kui meil on siin selline sein, mida me peame säilitama, see, mis me pärast teeme, siis me teeme siia kerge puidust või hoida või vaheruumi. Ma arvan, et see hoidmine ei ole sugugi väärtuslikum siin, kui see ekspositsioon ise. Pole kuskil läinud, aga mul ei ole seda praegu see kompromiss oleks midagi, olen juba selle jah, selleks on. Mida on siin see punktiir, mida see kas see nüüd see siin? See on siin sai pandud kõik, see oli nii mädanud, et sai terve klopida sisse pannud. Ja küll. Nii. Kas siia tuleb uks sisse valida? Siin on nüüd uks, kas see siukne uks tuleb teha? Ei, see tuleb. Ei, tähendab põhimõtteliselt see on enne praegu. Nahvel uksik. Siin on. Mul on härra Poissiku küsimus, kui me enne võtsime, et selle niisuguse keskkujulise Jõuame, kohe ees. siis näeb ka midagi. Aitäh, kõik aru. Võiks pärast tükki ära üle täpsustada. Ma mida panen paika. Siin on see. Panen korra veel pildis ja lauale vaadata. Lihtne saab üldse nii, see uks tuleb, see kinni. Nüüd oleme me siin ruumis praegu selle koha peal, eks ole. Nii, siin tuleb siis üks WC dušiga, kraanikausiga, teine duši ja WC või WC koti ja kraaniga. Nii, sinna seina taha tuleb kraan. Kus kohta seda oskab Vaik öelda, kus ta selle kõigi paneb. Tähendab see sama süsteemi sisse. Kraani koht. Elektriviit, mis viit on praegu on? Elektriviit. Nii et see asi nihkub kõik sinna tuppa ja hakkab elama koos selle suure elutoaga. Nii, ja teie kasutus jääb ka, kuna ta on nii-öelda kortermaja muuseum, siis hakkab teie kasutus ka nende ruumidega ja tussi ja WC-ga koos käib. Nii et nüüd see sein, mis selja taga läheb maha. Millest need WC vaheseinad? WC vaheseinad pool kivitellis. Silikaat. Kas silikaat või krokitud ja glasuurplaadiga laetud. Jõu kõrvus. Jah, tussiruumis on ta 2 ja on glasuurplaat 1,6. 1,8. Lagi millest? Lagi krohvist. Tuleb sama jääma. Ikka sama, nii nagu ta majalgi. Poole lagis. Jah, no krohvitud ja poole lagi, aga foajee. Foajees, mis on? Ja foajees jääb kõik krohvitud. Tähendab, kogu see asi jääb siin krohvitud. Siin see osa ei tule ju lagis lagi. See põrand,
Ei, no ei ole reaalne ju, tähendab siit, kui see sein läheb ära, nii kuidas ta ees on, sellepärast et siin on ta talade vähe on siin ära vooderdatud, siin paistab öelda kui krohviga kunagi nii, siis tähendab siia pole ju mõtet tervet laudist alla lüüa krohvimatid peale ja hakata krohvima. See on mõttetu. Täna ei saa välja jätta niisama. Võiks seda täitsa ära petta, kui panna siia plaat. Nii, aga üks asi, kui aga miks siin näiteks ei võiks siis olla nende talade peale paistab suurepäraselt saada näiteks seda Poola laevoodrit lüüa, see on ka jätab restaureerimis vanema stiili järele. Kas selles majas ei ole ükski muud? Ei ole neid talasid ju siin, mis need talad teil on? Aga kas need ei ole siin talade alla löödud täiendav siin? See on pettus. Ainult pettuse laud? Palun vabandust siis. Ei no jaa, aga see pettuse laud on tava külles kinni. Ikka kusagil kinni? Muidugi. Talad on olemas ju. Ei, no kas ta on selle sammuga siis võib-olla on järsku löödud niisama vaba struktuurist mingisugusele peale? Lähme võib-olla natuke... Sest me ei tea, kas ta on ikka konstruktsiooni küljes. Lähme natuke edasi, kuna ta on nüüd erinev, läheme foajee ja duširuumid ja WC-ruumide läheme põrandast peale. Põrand täidetud, kui siin oli laudis, siis põrand on täitel ja keraamilise plaadiga kaetud. Aga ta juba suuremat osad siin nüüd on. Mina oleks näinud isegi vanasti oli ju telistri põrand. Kas nüüd on üks telistri imitatsioon? Edasi lähme seinad. Mis moodus ja mis märk? Nii nagu viimistluse juureski värvid ja plaatide värvid, need anname alles. Need ei ole praegu teie hinnamäärangus tähtsad. Selle kõrgendatud kaitseastmega teatel sul pole ruumi. See on küllaltki tihe, sul ei enam need kaugused välja võimalik. Et selle peaks põranda kütte või? Ja peale selle tuleb vaja see loe või boiler, mis marki see läheb ja kuhu see pannakse. Nii, aga ma nüüd vahepeal ütlen seda sellepärast, et me konsulteerisime nende elektrikutega, selle elektrifirma, kes siin need ajutised liinid ja siin need pani, ütles, et siin on võimsust ei ole siin üldse, mingisugust kütet siia praktiliselt panna elektrikütet võimalik ei ole. Ja sellepärast peakski olema ja siin on tarvis, tähendab, et üldse seda maja ja edasi hallata ja missugune areng ja siin näha ette, et oleks tarvis elektritehnilised tingimused muretseda. Need asjad on pandud käima, praegu siin meie oleme üks 5 taotlejast, kes taotlevad Äsmussu alajaama ehitust. See tuleb teiselt poole teed ja liitumislepingu eest, see on muidugi rasvalis omase liitumisleping, selle eest tuuakse maja sisse kaabel. Ja teie kõikide ülesanne on, õppime kokku ja peakilbi koha ja hakata sellest peakilbist peale. Kaabel. Koos piisava miinusega tuuakse siia sisse juba teistest vaadidest ja teiste meeste poolt. Tähendab, ei ole mingisugust ülepööningu vedamist ega midagi? Ilmselt tuleb ülepööninguta sisse, otsast sisse ülepööningu, sest majad läbi majade teinud enepärit, tuleb läbi maja, siis seda ehitab Rakvere elektrivõrkude ehitus. Kelder on siin olnud, nii et keldris väga mugav sisse. See on nagu väga hea, me hüppasime praegu küll juba eri osale elektrile peale, aga hea meelega lõpetan siiski üldehituse poole ära, siis te saate juba, lähete ka pistikute ja kilbi asukoha ja selle ventilatsioon ka samamoodi. Ventilatsioon pole lõgutada. Siin tekitab see ruumi, siis peaks olema ventilatsioon. Peab olema, ega me ei pääse. Ventilatsioon, kuulge ühe duširuumi pärast, me siis kas lõpetame selle duširuumi ära. See pole probleem. Kas me paneme siia aknasse nüüd, vaadake selle sama seinast läbi, selle tänapäevase ühe koos lambiga tööle, ei ole mõtet hakata ventilatsiooni välja pakkuda siin ja tegema hakata selle duši ära. Nii. Nüüd ma tahtsin öelda veel, et jah, see on üks kompleks siis, see foajee koos WC-ga, nii et põranda me rääkisime ära, keraamilised plaadid on mõlemad ja siis seinad jäi krohv ja lagi, kas siis läheme sama laudise peale, nii nagu on mõjad, või hakata krohvima, ma ei oska praegu öelda, sest et ta võiks olla ka laudis, mitte midagi vahet ei ole. Küsimus on, mis seal teine pool seina on, mis on viimistlus seal lae pool on? Krohv on see.
kropp. Sealpoole, jah. Mina mäletan, seal see pea sisse käib. Ja, aga noh ei Aga ilmselt selle järgi tuleb ka teha, et ta tuleb ühtlaselt lõpuni välja. Oli üks jutt, oli, et kõik hooned või ruum. Nii. Siin on näiteks raamid on mädanud, et mida siin ikka nüüd ette töötab? Ja sest aknalauad jätab küll, aga seda jätab küll, aga ma ei tea, või Lätis nüüd, see on kogu käsu esimene selline. Mitu akent see kokku? See on käsu probleem. 4 või 5. See on probleem, et veel valged akent külid. Seal on ka üks osa tehtud, aga just need ruumid, et tegelikult... No tekib ju ka väike pollakas asi, samal ajal tekib. Jah, see on 4-5. Selles mõttes on see valge ja valge. Ei ole, ega see ei ole uus. See ei puutu asjasse. See ei puutu, see ruum ei puutu asjasse. See 2 akent. Siin on 1 ja 2 akent. Täna ma ei ole käinud, aga eile labidas see 3 ikkagi lahendus, me ei saa muidu. 3 akent. Nende töö on tehtud. Need ruumid olid. Oli ja see akent on see 3. Ma arvan küll. 2, 3. Ei, need see on 4 osa. See akent. See on käsmus kõigil, jah. Köögis oli uus akent olemas. Ei, köögis on uued. Oli veel. Kas see küsige meelega, mis on filtrist arvavad, filtrist? Kas see on võimalik filtriga ära võtta? Jah, väga. Aga kuidas see transport asi on lahenenud? Neid aknaid hakata restaureerima ja siin hakata taastama. Ja ta oli paar päeva tagasi. Kõiki see... Aitäh, nägemi. Seinal on niisugune küsimus veel, siin on osadel on need tavad välja jäetud proovist. Siis niisugust nõuet ei ole. Siin on... Kes siin oli? Nii ma koridoris vaadasin. Kas on nüüd üks sein? Need on jäetud välja proovist. Jah, see ma seda proovisin esialgu siit, eks ole. Et see on üks sein, et kas see võib-olla tuleb liialt välja. Pole üks, kuidas siin tähendus on? Siin ukstel. Aga kas on jäetud? Ei, siin ei ole. Kas see on... Siia tuleb. Ei, kas siin on... Ei, midagi pole kinni. See on kinni, jah. See on see vahesein. See on väga võimalik, et see tuleb uks. Ei, kuna ei ei tule. Ei tule. Aga siin kõrval nad olid välja proovist jäetud. See on jah, ma ei tea, kui kõik ülejäänud ei ole, siis ühes kohas jääb välja. See on ka niisugune maitse küsimus, seda peaks nagu otsustama siis. No rohkem ei läheb niikuinii, sest et see tuleb vist plaus maha lüüa. See ei ole keskaegne arhitektuur, kus niimoodi laadada. Noh, see on jah, niisugune, ei ole vajalik vist. Selge. Ja lagi jäi siis lõpuks, mis otsus jäi? Poola lagi. Poola laad siis kõik, jah? Tšehhi, ei, Poola. Ikka Poola. Tšehhi plaadid, aga Poola lagi. Türgi plaadid ja Poola lagi. Siin tundub, et on kelder all. Kelder, jah. Soojustatud. Topelt parandada. No kus see jääb on veel? No siin on võlvkelder, tähendab. Nii et ma võtsin siit lahti, siin on täidialadus, liiga täidi on siin olemas. Tähendab, kui see on soojustatud põrand, siis see põrandalaua alla pannakse vahele soojustus. See põrand konstruktsioon muutub, ta läheb kallimaks. No see on siin on nüüd... Oota, mis selle põrandaga saab? No tuleb uued panna, siit üles võtta ja uus panna. Ega sellega midagi teha ei ole. Kus te kõrgustega lähete, eks ole, selles mõttes on siin... Siin on väike aste on seal olemas, eks ole, juba seal tekkinud, aga foajee põrandast, eks sa... See tuleb tõsta natuke. Et foajee on tõsta ei saa vist, jah. Ei, selle plaatpõrandi öeldi, et see kõik läheb plaatpõrandast kuni duširuumi lõpuni välja öeldi. Siis tõsta küll. Nojah, mitte alates juba tuulekojast. Täpselt nii. Tuulekojast lõpetas selle kuradi dussi. See on üks kõrgust tulema. Aluks tundus, et võib siia peale panna ka, aga see on nii kahtlane asi. Läheks seisipule. See kõigub, jah. Aga siit läheb keldrisse, jah. Kas see keldriluuk jätta
no see peab ka. ei no see tuleb põrandasse uus luuk teha lihtsalt. muidugi jah, ja ei mõtlegi, see sama koht peab jääma. mujal on mõll vees. jätta muidugi võib, kuule. nurka jätta seisma. kuule, ma olen ümber. No see on nii, että on mahdollisuuslain samalle rajalle jäädä. Milloin se allekirjoitetaan? No se riippuu venäläisistä. Se meidän puolelta on niin kuin lopetettu ja niiden käsissä, mutta niillä on omat vaatimukset siis kyllä poliittiset enempi. Ei maa- ja rajan asioista vain se, että olisit niillä mahdollisuukset venäläisillä täällä ja siis Utsarilla, kun olit. Itse otti. Meil on piirituse Vene kaasas. Piirituse mootor kaasas. Ei, piirituse Vene on Eesti-aegne. Ahaa. Restaureeritud. See on päris põnev asi. Siis peabki jätma siia muuseumi kalda alla. See noh, siis on selge, miks nad nii hästi üle said, kui see piirituse vana laev. Mitu sõlma see tegi? 22 või? 28. 28? See on täisi mootorivene, jah. See oli Junkersi mootoriga veel? Joo, lentokone moottori. Ja on veel... Ei ole sama moottori, ei. Amerikkalainen V8. Se on äge. Ei semmoista löytynyt mistään. Mutta täysi puuvene niin kuin oli. Ihan täysi. Mahokivene. Tätä tahaks just näha. Tässä on Ari Heini, joka on Stockmannin direktori Suomessa. Siis meidän Stockmannin direktori. Myös juu kaikkeen, joo. Meidän hyvä, kuulosti hyvältä. Hän on Stockmann on sponsori tälle veneelle. No, pikkusen autettu. Ja alkaa piiritystä tämä Stockmann. Joo, ihan pikkusen. Kun meillä oli tämä Risto Kiski, Seston johtaja, joka on niin kuin Kisken sukua, niin piti vähän avustaa. Vanha salakuva. Se on tuntud piiritusvetäjätte sukuga, jah? Joo. Ja kyllä niitä on vielä tuolla puolellakin Moskan jäljellä. Onko? Voi olla. Niin, mutta veneitä ei. Ei veneitä ei ole. Veneitä ei ole. Venäläiset panit veneet kõik magamaan. Palasit. Ai ne tuhos kaikki? Kaikki. Ei saanut jo rannikolla ollut yhtä venettä semmoista enää jäljellä. Se auto voisi vielä sisämaalla kuljettanut autolla, mutta... Siinä samassa õues põletategi. No mitäs kaikki kalastaminen ja muuksi? Se lopetettiin. Se kiellettiin. Vain kolhoosi oli mahdollinen kalastaa. Ei me edes saanut niin mennä, että nyt menee. Kuka? Se on täysi. Me olimme ensimmäiset Leon kanssa, kenet otti semmoisen, kun oli vielä Venäjän rajavartijalaitoksen. Merenraja-asemat olit vielä paikalla. Mä kävin. Käytiin tässäkin. Näyttin hänelle niitä, siis kuinka oli merivoimat matutka-asemassa ja merivoimia valvosi rajavartijalla miehet vielä lisäksi. Että siis mies ei menisi uimaan. Puhumatta Viron ihmisistä. Mutta ei täällä nytkään kauheasti vissiin veneet kuitenkaan ole. Siis niin kuin, että virolaiset ei ole kuitenkaan kauhean innokkaita veneilijöitä vielä. No kyllä se aika tulee nyt hyvin kiireesti ja enempi on isoissa kaupungissa kuin Tallinnassa ja Haapsalulla ja semmoisella paikalta. Pärnussakin oli aika paljon. Vaan tuossa satamassa ei ollut oikeastaan yhtään. Ei tuossa, mutta kun me oltiin Pärnussa, niin siellä oli aika paljon veneitä ja isoja veneitä. Se tulee. Se tulee. Joo. Kiirusti tulee. Autot aika menee yli menetään. Jos meri on kyllä siis, se aika tulee. Tärkeää on, että meri on. Ja onhan täällä vielä tätä vanhaa veneenrakennusperinnettä. Näitä puuveneitä tulee paljon Saarenmaalta. Saarenmaalta rakennetaan uusia. Joo. Mä uskon, että pitäisi tulla enempi niitä pikkusatamia. Verki on oikein hyvä. Oikein kunnostaa ja kun niitä olisi.
Niin hyvää satamaa. Rahoittaa. Niin hyvää satamaa kuin Verbi on, semmoista huivinen satamaa. Meillä ei Suomessa yhtään. Joo. Se on ihan tosi. Uskomaton. Mutta siellä on vaikea tulla sisällä minun mielestä. No ei, se on hyvin puhdistettu. Se on nyt hyvin ja siellä on hyvät purjelusmerkit. Ja se on tärkeää. Ne olisi kunnossa. Me tullaan varmasti uudestaan monta kertaa melkein käymään. No hyvä, oli kiva nähdä, että olette joutunut siis semmoisen matkan tehnyt ja mä menen omalle puolelle lopettamaan. Niin. Minkä aikana menette taakse? Me lähdetään ihan kohta. Aloitat jopa matkaa. Kiitos. Terveisiä sinne. Sanon. Tuolta Aarelle ja Köytsille. Ja jos näen Andrus Yöveliä. Joo, sano terveisiä. Joo, kiitos. Kiitos. Hyvä matka teille. Kiitos. Mistä voisit kalaisee? Me olimme tulla syömässä ravintolassa. Onko kala se on? Neptunissa. Käs mä olen? Syötiin just. Mulla on sellainen 5 menet aikaa. Me tulemme uudestaan, kun ollaan rauhallisempaa. Kuidas mä nyt chansit menemään? Mä taakse raivo, paatti nähdä. No tule mukaan. Katsomaan. Meidän auto mahtuu. Mä Karitsa käs kysyn. Joo. Mulla on yllätys siinä. Nyt on mukana. Niin, mahtuu vielä meidän autoon. Mahavettu kyllä.
lasesidki suures plaanis nagu enda eest läbi sõita. Ja siis keerata. Vähän meni aikaa. Vielä 37. Joo, eri. Se on kõik uus sul siin, kõik on uus. Tää kans on uutta. Tää kylki on vanhaa. Loodiga. Se on ihan Kerttu. Sul siellä suuremmat mõõttu ei ole siellä taskumattit vai? Ei mulla on mulla on vanhoja puolen litraa ja sit litran. Puoli litra ka on? Niin, varttilitra, puoli litra ja litra oli. Puoli litra. Oli se puoli litra ka oma nimi või? Se oli varpune, siis oli taskumatti. Se oli puolikas. Puolikas? Puolikas, niin. Kolme mõõttu oli? Niin, 3 oli joo. Varpune ja puolikas ja litra. Ahaa. Se on nyt uusi, jah? Tää on uutta jo tää yläpuolella. Mahakonis kõik? Yläpuolella kokonaan uutta. Mahon kiinni. No se on niin sellise ilmaga paras sõita, sooja. Niin. Aga kas temal käis kate peal ka või? Täältä on ollut pressu päällä silloin pirtuaikana. Kato, pirtukanisterit on ollut tässä tilassa. Aha. Pressu päällä. Kato, kun myrsky ajettiin, ettei vesi lyö sisälle. Jaa, mä mõtlesin seda just. Ja kus se rakendatud on? Suomes? Suomessa, niin. Tää on Suomessa rakennettu 28, Pyhtäällä. 28? Niin, Pyhtäällä. Ja sinu isa ehitas? Niin, mun isä ja isän veljet. Aga se on ainuke Suomessa nyt? Niin. On ainuke? Ainut on, niin. Ja tää on nimenomaan tehty Pirtunajoen varten, kun tässä on ollut lentokoneen moottori. Joo, ja siis oli ka kõik punainen puu ja? Niin, oli sama. Ihan sama kaikki. Mulla on vanhoja, kato, valokuvia alkuperäisiä. On niimoodi? Silloin kun tää on ollut uutena. Seda neid ma tahaks muuseumi Niin mukaan on tehty kaikki. Se mille järgi sa tegid, jah? Oi, kurat on luksus. Istu sinna mulle. Tää on ollut niinku uutena tällään tää vene. Sealt paistab se saksafon ka välja. Toi on nyt vähän erilainen ja toi. Mutta... Aga kun se vanha moottori on alles vai? Siitä ei ole olemassa enää. Se on purettu, sulatettu. Sulatettu? Niin. Se oli alumiinimoottori. Lentokoneen moottori on alumiini, kato kevyt. Jaa. Sodan jälkeen kun oli kova pula metalleista niin kuin Suomessakin, niin purettiin. Ei ollut käyttöä. Missä on generaattori vielä? Siellä paatilla. Siellä on jo generaattori, joo, pyörii. Palju se hevosvoima? 340. 340? Niin. Ja sõidab 28 sõlme sul? No se menee sinne vähän alle 30 nyt. Mutta tässä ei ole potkuri oikein vielä niin sopivaa, että se on vähän liian iso, se ei jaksa kiertää se kone. No, se on vene kaart veel sul? Joo, on täältä ostettu se kartta. Sul Kotkat ei ole siin pealgi? Siellä Kotkasta tead peast sõita? Kotkasta niin suoraan tänne yli. Suoraan? Tämähän on melkein niin kuin sama kohta. No ja. Kotkattu. Venäs... Näkyykö täällä? Kato nyt. Mitäs siinä on? Venästä tuli mul Kotkasta otse suora selle Vainlasaare peale. Joo, Hetkinen. Ma ei näe, mul ei ole prille. No kun emme käy... Tässä on Tuossa on toi Tiiskerin majakka. Tuossa on toi Orregrundi. Orregrundi? Niin, Orregrundi. Kotka jää niinku tähän.